5. peatükk. Restavek. Inimene on inimene. Pole vahet, kui väike, on öelnud doktor Seuss. Non, karjus ta mangos alus ja klammerdus kõigest jõust väikese kidura põõsa okstesse. Ta keeldus lahti laskmast. Oli pühapäeva hommik ja me olime Michaeliga poolel teel mäel asuvasse sinisesse telki, kus ta elas. Pisarad nirisesid üle põskede, ta karjus ja kisendas hüsteeriliselt ning sõnad voolasid temast sellisel kiirusel, et ma ei saanud mitte ühestki silbist aru. Astusin tasakesi lähemale ja istusin tema kõrvale tolmusele maapinnale. Olles nüüd temaga samal kõrgusel, mõistsin, et mul polegi vaja osata Haiti kreoolkeelt, et teada, mis toimus. Ma ei pidanud ühestki sõnast aru saama, et näha, et tüdruku nägu oli hirmunud. Ta kartis telki tagasi minna. Olin šokeeritud sellest, kuidas ühe tillukese 7-aastase lapse keha võis kiirata selliseid hirmulaineid. Mu süda valutas ja ma muutusin ärevaks, sest teadsin, et ma ei saa temaga päriselt rääkida, isegi kui püüaksin. Kasutasin oma kõige rahustavamat ja enesekindlamat hääletooni ning kutsusin teda nimega Misha. Hääldus Miika, minu uus hüüdnimi talle. Ning ütlesin, et kõik saab korda, kuid see ei tundunud aitavat. Kui olin mõne minuti abitult istunud, pilk täielikult tüdruku haprale, värisevale, tolmuse põõsa külge klammerdunud kehale kinnitunud, puhkesin ka mina nutma. Ma polnud kunagi end niivõrd abituna tundnud ja ma anusin Jumalat, et ta näitaks mulle, mida ma pean tegema. Mis toimub? Palun ütle mulle, mida teha ja ma teen seda. Hirmu ja ängistuse lained rullusid üle minu ja mul oli tunne, nagu upuksin. Tundsin end üksildasena, segaduses ja frustreerituna. Sõnad ei toiminud, nii et hakkasin laulma. Vaiksel ja õrnal häälel tulvasid minust esile When I am afraid laulusõnad. Laulsin seda Taaveti psalmist inspireeritud laulu üha uuesti ja uuesti. Nii Miikale kui iseendale. Iga kord kogesin endas väikest lohutuse sädet ja lootsin, et Miika tundis sama. Viimaks õnnestus mul tüdruk põõsa küljest lahti saada ja tema väike ikka veel värisev keha endale sülle istuma sättida. Kui me seal niimoodi istusime ja mina muudkui edasi laulsin, tundsin, kuidas ta keha hakkas rahunema ja ta hingamine aeglustus. Ma palvetasin tema eest ja hoidsin teda tugevasti endas üles. Kõik, mida ma teha sain, oli talle pidevalt inglise keeles korrutada, et armastan teda. Mõneks minutiks naaldus tüdruku keha tahapoole, kuid siis tõmbus ta taas pingesse. Vaatasin, kuidas ta selg jäigastus ja ta näole ilmus uuesti stoiline pilk. Nagu koorik oleks ta ümber uuesti kivistunud. Tüdruk lükkas mu käed eemale, tõusis püsti ja hakkas mööda teed edasi minema. Kui teda nimepidi hüüdsin, hakkas ta täiel kiirusel jooksma, ümber pööramata. Vaatasin, kuidas ta ülesmäge kadus, ainult väike hall tolmupilv keerlemas paigas, kust ta oli jooksmist alustanud. Juurdlesin, et kas peaksin talle järgnema. Olin tüdruku ootamatust tundepurskest ja tema rahustamiskatsest nii läbi, et keerasin ringi ja jalutasin tagasi koju. Igal sammul küsisin endalt, kas ma aitasin või tekitasin hoopis kahju sellega, et ma tüdruku igal laupäeval pärast toidu jagamist enda juurde viisin. Teda vannitasin ja ta juukseid patsisesse punusin. Miika tädi ja teised samas telgis elavad inimesed ei tundunud tüdrukut armastavat. Vähemasti ei näidanud nad seda kunagi välja, kui ma seal käisin. See ajas segadusse. Miks on Miika kogu aeg nii kurb? Miks tundub, et tema on see, kes kõik majapidamistööd ja muud asjatoimetused ära teeb? Miks ta ei taha tagasi koju minna? Küsimused, uudishimu ja segadus ei tahtnud kuidagi mu peas ringlemist lõpetada. Mu sisikond tõmbus kokku aimdusest, et siin oli toimumas midagi sügavamat. Ma pidin teada saama, mis see on. Emotsionaalselt kurnatuna lükkasin eesvärava lahti, läksin otsejoones üle õue majauksest sisse ning hakkasin paaniliselt oma mobiiltelefoni otsima. Ma vajasin vastuseid ega hoolinud sellest, mida interneti kasutamine mulle maksma võiks minna. Panin telefoni tööle ja avasin kohe Google'i esilehe. Trükkisin sisse 3 sõna, mis muutsid mu elu igaveseks. Haiti, laps, teenija. Esile kargas suurte rasvaste tähtedega sõna, mida ma polnud kunagi varem kuulnud. Restavek. Tartusin paigale ja jõllitasin seda sõna oma hea 5 minutit.
enne, kui teksti allapoole kerisin. Nii et sellisele laste kohtlemisele on Haitil isegi oma nimetus. Mu mõtted pöörlesid segaduses. Ma ei tahtnud seda uskuda, kuid edasi lugedes oli mul tunne, et mu pea lõhkeb sellest kohutavast avastusest. Sõna restavek tähendab otsetõlkes juurde jääma ning on Haitil tavaline kokkulepe. Selle puhul vanemad sunnivad oma last elama teise pere juures, kuna nad on vaesed või kui vanemad on surnud või haiged. Mõnikord on sellega seotud ka laste müümine, röövimine või väljalaenamine teatud ajaks. Lugesin ka ÜRO avaldust, kus mõistetakse hukka restaveki süsteem, sest selle puhul on tegemist tänapäevase orjanduse vormiga, kus isegi väikesed lapsed pannakse tööle ja neid koheldakse ebainimlikult. Suurem osa restavekkidest on 4–15-aastased tüdrukud, kes vastutavad kogu söögi tegemise, koristamise, pesupesemise ja vee toomise eest. Lisaks kannatavad restavekid tihti ka tõsise kuritarvitamise all ning kooli registreeritakse neid väga harva. Materjali oli veel, kuid ma olin juba küllalt näinud ja panin telefoni ära. Tuba oleks kui ringiratast keerelnud. Miika, ahmisin õhku. Oleksin nagu laviini alla jäänud. Hakkasin asjadest äkitselt aru saama. Seepärast ta ei olnudki koolis, kui teda kohtasin. Seepärast ma nägingi teda alati raskeid veeämbreid tassimas või õues telgi juures tünnis riideid pesemas või ümbritses teda lõputu mustade nõudehunnik. Seepärast ta magabki laua all papitükil. Mulle meenus päev, mil käisime teda kooli registreerimas ja ta tädi tõi meile telgist mõned toolid, millel istuda, kuid isegi kui olin käega kõrval olevale toolile patsutanud, keeldus tüdruk istumast. Ta sosistas mulle midagi kõrva ja Bernard tõrkis tema sõnu. Toolid on täiskasvanutele, ma ei tohi istuda. Mu silme ees hakkas jooksma otse kui slaidiseeria viimasest paarist nädalast, mil olin märganud, et paljud noored tüdrukud Gressierist tundusid pidevalt töötavat. Olin endamisi juurelnud, miks nad küll kogu aeg maha vaatavad, silmad klaasjad ja kurvad ning kõlad längus. Pilt hakkas selginema ja ma mõistsin, et olin just avastanud midagi elu muutvat. Sain viimaks ometi anda sellele häirivale tundele nime, mida ma oma südames iga kord kogesin, kui neist lastest möödusin. Nägin selle olukorra süngust ja kurjust selle taga. Taipasin, mida püha vaim oli minus viimastel nädalatel üles õhutanud ja tundsin, kuidas issand süütas minus ühe tule. Mu mälust kerkis esile aina uusi laste nägusid, keda olin Bellevue mäel ja Gressieris töötamas näinud ning ma sain aru, et see piirkond oli restavekke täis. Laste orjus vohas siin, nagu epideemia. Sees ajas keerama teadmine, et olin juba mitu nädalat siinses kogukonnas ringi jalutanud ja tunnetanud, et midagi oli viltu. Tahtsin asja uurida, kuid ei teadnud, kust alustada. Veel rohkem ajas südame pahaks asjaolu, et nii paljud haitilased on sellise orjanduse vormi omaks võtnud ja osalevad selles, omaenda riigis ja omaenda inimestega. Ma ei leidnud mingit kindlat statistikat, kuid organisatsioonid, kes olid seda olukorda uurinud, olid välja arvutanud, et umbkaudu 300 000 kuni 500 000 haitilast on restavekid. Mu aju ja süda ei suutnud seda arvu mõista. Siiani ei suuda. Ei hakkagi kunagi mõistma. Järgnevatel päevade jooksul hakkasin esitama küsimusi, lugema, uurima ja iga väikestki infokildu restavekkide kohta endasse talletama, ükskõik kui ebameeldiv või südant lõhestav seega polnud. Tahtsin teada kõike, nii kriisist kui ka sellest, mida meie saaks teha, et need lapsed orjusest päästa. Üks Haitil üles kasvanud restavek nimega Jean-Robert Cadet kolis teismelisega oma tädiga Ameerikasse. Lõpuks ta lahkus tema juurest, omandas hariduse ning kirjutas oma kogemustest raamatu. Selliselt kirjeldab tema seda süsteemi. Restavekke koheldakse hullemini kui orjasid, sest neil pole hinda ja nende varud on ammendamatud. Neid sunnitakse magama papitükil, kas köögis laua all või väljas verandal. Iga väiksemagi üleastumise eest piitsutatakse neid rängalt, spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud lehmanahkse piitsaga. Kaltsud olid mulle riietuseks ja millal iganes naabruskonna lapsed mind tänaval nägid, hüüdsid nad. Restavek. Sain seda nime kuuldes alati haiget ja mul oli sügavalt häbi, kuna minu jaoks tähendas see sõna ematut ja soovimatut. Olin näinud Haitile kolimisest saadik kümneid ja kümneid restavekke ega olnud mitte midagi taibanud. Kui naiivne ma olen olnud. Bernardiga jalutades küsisin talt, mille järgi sa tead, et laps on restavek? Sa lihtsalt tead, ütles ta.
3 minutit hiljem nägin ühte pisikest tüdrukut tee ääres. Ta näis nii habras, et võinuks pooleks murda. Ta kandis naiste seelikut, mis oli kõrgemale tõmmatud, et see oleks talle kleidi eest. Tüdruk oli paljajalu ja räpane ning kandis 2 rasket ääreni täis veenõu. Ta jäi seisma, jälgis meid oma elutul mornil pilgul, kuni olime temast möödunud. Bernard heitis talle üheainsa pilgu ja ütles: näed teda seal, tema on üks. See tund traumeeritud Miikaga Mangosalus muutis mind ja ma vaatasin Gressieri lapsi pilguga, mida olid teravdanud uued teadmised. Issand oli hakanud mu silmaklappe eemaldama ja ma ei saanud enam sealselt reaalsust eirata. Helistasin emale ja rääkisin talle läbi nutu, mida olin Miika kohta avastanud ning ütlesin, et pean neid kuidagi aitama. Teadsin, et potide viisi ubade ja riisi keetmisest või lastega koos laulude laulmisest ei piisa. 6. peatükk. Lastekodu. Kui sa tõeliselt aktsepteerid, et kusagil kaugel maal mingis suvalises külas elavad väikesed lapsed on Jumala silmis või kas või ainult sinu silmis sama väärtuslikud kui sinagi, siis on su elu igaveseks muudetud. Sa näed midagi, mille nägemist sa ei saa enam eitada. Bono. Kui ma esimest korda läbi punaste 2-meetriste väravate Jumala poja lastekodu sisehoovi astusin, tundsin vaimus, nagu tõrjuks mingi tume pilv igasuguse valguse sellest paigast eemale. Olin hämmingus, kui palju lapsi end kohe minu külge haakisid, krabades kust aga said, samas tahtes, et ka neid endid puudutataks ja hoitaks. Liikusin aeglaselt betoonpingi poole, et mitte komistada või kogemata kellelegi otsa kukkuda. Niipea kui istusin, kattusin otse kohe loendamatute kätega, mis hõõrusid mu nägu, punusid mu juukseid, patsutasid mu jalgu või katsusid plätude vahelt isegi mu lakitud varba küüsi. Olin mööda minnes kuulnud sellisest paigast nagu Jumala poja lastekodu ja tundsin sisimas kohe, et tahan neid kindlasti külastada, mõistmata miks. Võib-olla selleks, et oma silmaga näha, aga võib-olla seepärast, et tundsin südames seletamatut tõmmet. Lastekodu oli 3-korruseline hall betoonplokkidest hoone, mis asus Port-au-Prince'ist mitte väga kaugel olevas rahvarohkes linnas. Hoone esiküljes jooksid avatud koridorid, mida ääristasid punased metallreelingud, vaatega hallile siseõuele. Istusin betoonpingil, laste käed sikutamas karvakesi mu käsivartel. Sain seal lastekodus veeta kõigest tunni. Ausalt öeldes tundsin kergendust, kui aeg täis sai ja mul tuli lahkuda. Kuna see lühike külastus leidis aset enne, kui otsustasin Gressieri kolida, siis tulin sealt ära mõttega, et ma ei lähe sinna enam mitte kunagi tagasi. Meelde jäid vaid lastekarjad, pimedad koridorid ja ebameeldivad lõhnad. Esimest külastust saatnud raskustundele vaatamata kogesin Haitile kolides ühe esimese asjana, et Jumal õhutab mind sinna tagasi minema. Olin teada saanud, et Jumala poja lastekodu toetasid mitmed erinevad Ameerika organisatsioonid, nii et kui ma 2011. aasta jaanuaris naasin, siis lootsin, et olukord on paranenud ja võib-olla on sinna imbunud ka pisut rohkem rõõmu ja valgust. Hingasin sügavalt sisse, koputasin väravale ja tundsin, kuidas 10 ja 10 silmapaarid mind laguneva hoone eri nurgakestest jälgisid. Värav avanes kriiksudes. Üks noor tüdruk haaras mul käest ja juhatas mu läbi hämara koridori, seletades midagi kreoolkeeles, millest ma mitte midagi aru ei saanud. Ta viis mu hoone alumisele korrusele ühte ruumi ja osutas toolide ja kohvilaua poole. Tuba oli hämar ja akendeta, nurkades märgistusteta kastikuhjad, millele linad peale visatud. Kuna õhk oli lämmatav ja ma higistasin kohutavalt, toetasin end ühe lillelise kangaga kaetud tooliservale istuma. Vaatasin ringi ja nägin igast suunast mind jälgivaid silmakesi. Tagant, eest ja isegi õuest teiselt poolt akent. Kuulsin itsitamist ja väikeste jooksusammude padinat. Istusin ja ootasin. Millegipärast hakkas minus kasvama kirjeldamatult rõhuv tunne ja ma mõtlesin mitmel korral, et tõusen püsti ja lahkun. Tundus, nagu oleksin olnud seal juba terve igaviku.
Muutusin ärevaks ja vaatasin kella. Möödunud oli vaevalt 3 minutit. Miks ma siin olen? Miks ma ootan? Kas ma tõesti pean siin olema? Olin juba hakanud kahtlema isegi selles impulsiivses tundes, mis oli mind julgustanud siia tulema. Võib-olla oli see südamekutse tähendanud midagi muud. Enne, kui jõudsin mõtte lõpuni mõelda, astus aeglaselt tuppa tüse ja kiilas Haiti mees. Mees tervitas mind naeratusega, kuid mu süda võpatas. Miski oleks mind nagu tagasi toolile paisanud, kuigi mees oli minust mitu meetrit eemal. Mees lähenes mulle, pobises midagi ja ulatas käe. Surusin seda tervituseks ja ta istus teisele poole kohvilauda. Siis hakkas ta kreoolkeeles nii kiiresti rääkima, et hinge ka ei tõmmanud. Naersin närviliselt ja ütlesin ainsad sõnad, mida ma peale tere ja head aega kreoolkeeles tõeliselt oskasin. No pale kreool. Ma ei räägi kreoolkeelt. Mees naeris selle peale nii, et kõht rappus ja vaatas siis paremale, otse kui oleks nad seda juba 100 korda harjutanud. Minu poole sirutati veel üks käsi ja ma surusin ka seda tervituseks. Sel korral oli tegemist hilises teismeeas poisiga, kes oskas rääkida vigast inglise keelt. See pastor Josep Romain. Tema on lastekodu direktor. Teda kutsutakse pastor Joe. Noogutasin naeratades ja selgitasin, et olin lastekodu varemgi külastanud ning elasin nüüd selle läheduses Gressieris ja tahtsin hakata lastekodu tihedamini külastama, et lastega aega veeta. Pastor Joe tundus kuulavat, mis poiss talle tõlkis, kuid kehitas vaid õlgu ega väljendanud mingeid emotsioone. Vaatasin talle otsa ja ootasin mingitki märguannet või küsimusi. Selle asemel aga nähvas ta midagi poisile, mille peale too end minu poole keeras ja küsis kahtleval häälel. Kas sa tõid midagi? Kas ma oleksin pidanud tooma kingitusi? Segaduses ja veidi piinlikkust tundes vaatasin talle otsa ja ütlesin, et ma ei toonud midagi. Pastor Joe ütles veel midagi kreoolkeeles, tõusis siis järsult püsti ja kõndis toast välja. Vaatasin, kuidas ta toast lahkus ja kuulsin poisi vaikset sosinat. Sa võid minna lapsi külastama. Kõndisin mööda kitsast ja sünget koridori tagasi siseõuele. Lehk oli kohutav, palju hullem kui varasemast mäletasin, nii et ma oleks peaaegu ringi keeranud ja ära läinud. Äkitselt peatus mu silm ühel väikesel lapsel. Tema poole kõndides üritasin ignoreerida väljaheidete uriini ja higi haisu. Tõstsin selle armsa hapra lapse omale sülle. Tundsin tema aeglast hingamist. Istusin ja jäin ka teisi enda ümber olevaid lapsi uurima. Nende õõnsad silmad jõllitasid mind tühjade pilkudega ja nende kehad olid nii kõhnad, et neis ei näinud olevat vähimatki energiaraasu. Selle külastuse ajal polnud mingit naermist, itsitusi, mängimist mu juustega ega lakitud varbaküünte inspekteerimist. Mul oli nii palju küsimusi ja mitte ühtegi sõna. Keelebarjäär oli ängistav. Märkasin ühte vanemat tüdrukut ja tervitasin teda inglise keeles, lootes, et äkki ta oskab vähemalt mõnda sõnagi. Mis neil lastel viga on, küsisin, kuid ta raputas pead, nagu ei mõistaks, mida olin öelnud. Kordasin küsimust tema kõrval seisvale poisile. Mitte midagi. Viimaks kuulsin selja tagant pomisevat häält, mis kõneles inglise keelt tugeva Haiti aktsendiga. Pole süüa. Keerasin ringi ja nägin pilbas peenikest poissi, kes tundus olevat teismeeas. Ta vaatas mind oma suurte tõsiste silmadega ja kordas oma sõnu, seekord juba valjemini. Pole süüa. 3 päeva. Mida? Pole süüa. Need lapsed pole 3 päeva süüa saanud. Küsisin uuesti. Pole süüa. 3 päeva, vastas ta mulle taas pead noogutades. Mu suu vajus ammuli ja mind valdas emotsioonide tulv. Ma olin šokeeritud ega suutnud kuidagi uskuda, et selline asi on võimalik lastekodus, mis väidetavalt sai abi Ameerikast ja mida juhatas kohalik pastor ning mille nimeks oli veel takkapihta Jumala poja lastekodu. Otse kohe hakkas mu senine naiivsus haihtuma. Laste kurbus ja apaatia olid vapustavad. Mõne minuti pärast tundsin, et pean sealt välja saama. Tundsin, et olen isekas, kuid ma ei suutnud nähtut ja kuuldud sel hetkel rohkem taluda. Sain täpselt enne nutma puhkemist väravast välja. Mida ma teen, isand? Olin endast väljas
Keesin sisemiselt vihast ja pomisesin omaette nagu hullumeelne, kõndides Bernardi suunas, kes ootas, et koos minuga tagasi Gressieri minna. Ta ei öelnud midagi, lihtsalt patsutas mind lohutuseks kohmetult õlale. Suundusime täpp-täpiga tagasi kodu poole. Ma ei tahtnud mitte kedagi näha ega kellegagi rääkida. Tundsin end nagu erakvähk, kes üritab sügavale peitu pugeda. Sõitsime Bernardiga tagasi täielikus vaikuses. Minu sees raevutsevad emotsioonid summutasid tänavalt kostvad laste hõiked. Blän ehk valge. Ja bussis olevate inimeste põrnitsevad pilgud ei kõigutanud mind üldse. Kui me Gressierist täpp-täpist väljusime, püüdsin majani jäänud 20-minutilise jalutuskäigu jooksul oma tunnetes ja segaduses mingisugustki selgust saada. Maja esiväravat avades tervitas mind otsekohe meie päeva ainukese toidukorra imeline aroom. Mu kõht oli nüüdseks harjunud, et sõin hommikuti ühe müslipatooni ja pärastlõunal ühe suurema toidukorra. Sei oli valmistanud õhtusöögiks riisi ja musta oakastet. Heitsin toidule vaid ühe pilgu, mõtlesin nälgivatele lastele lastekodus ja nähvasin Bernardile. Sa võid kõik ära süüa või anna naabritele. Krahmasin toast piibli ja taskulambi ning suundusin katusele. Ainus, mida ma peale nutmise teha oskasin, oli lapata mööda piiblit, et leida mingitki juhendit edasiseks tegevuseks. Pastor Joe peale mõeldes tundsin taas neid samu jõulisi emotsioone, mida olin tundnud ka lastekodus viibides. Arutlesin edasi. Võib-olla on asi selles, et olen siin olnud alles mõned nädalad. Tunnen lihtsalt oma kodust puudust. Võib-olla ma ei mõista siinset kultuuri või seda, kuidas lastekodud toimivad. Ükskõik milliseid ettekäändeid ma ka välja ei mõelnud, ei suutnud ma välja nuputada, mis imelik tunne see mind vaevas, kui ma pastorile mõtlesin. Üks asi oli kindel, mul oli vaja nii ruttu kui võimalik lastekodusse tagasi minna. Hakkasin Jumalalt paluma juhatust, selgust ja julgust. Minu liha tahtis nähtut unustada ja püsida Gressieris. Järgmise paari päeva jooksul aga hakkas Jumal mu südant sellise seletamatu jõuga survestama, et ma naasin lastekodusse juba vähem kui nädala pärast. Seekord avanes värav enne, kui jõudsin koputadagi, ja üks noor poiss naeratas ning tõmbas mõõrnad sisse. Küsisin pastor Joe järele, kuid poiss raputas pead. Kas pastor polegi siin? Hingasin kergendatult, kuid hämarasse koridori astudes kogesin siiski seesmist raskustunnet. Suundusin tagumise siseõue poole, sest lapsed kogunesid tavaliselt sinna. Koridoris nägin ühte väikest üksinda maas istuvat tüdrukut, kes tundus olevat umbes 2-aastane. Tema ülahuul oli paistes ja sealt imitses lastvedelikku. Mu käed tõusid jahmatusest õhku ja ma küsisin teistelt enda ümber kogunenud lastelt, mis väikesel tüdrukul viga oli. Vaikus. See koht ei saa enam hullemaks minna, mõtlesin. Aga sai. Enne kui jõudsin silmagi pilgutada, tõstis üks teismelistest tüdruku üles, pööras ta ringi ja kergitas tema sinise kleidi määrdunud äärt. Ahetasin, kui nägin kõige hullemat põletushaava, mida mu silmad iial näinud. See nägi välja, nagu oleks keegi tema reie tagumisest otsast tüki välja hammustanud. Kollasest värvusest ja lehast oli ilmselge, et see haav oli seal olnud juba mõnda aega. Kuigi mul on veterinaarist õde ja parameedikust vend, olen mina alati telekast verd, põletusi või operatsioone nähes silmad sulgenud. Vaatasin paaniliselt ringi ja hüüdsin kedagi appi. Kui mõistsin, et seal polnud kedagi peale väikeste laste, jäin vait ja haarasin ühel vanemal poisil käest, kes oskas veidi inglise keelt. Seep, vesi, küsisin aeglaselt. Ta noogutas silmi pilgutamata ja tõmbas mind käest. Võtsin väikese tüdruku ettevaatlikult kätele ja järgnesin talle mööda pimedat koridori, kuni jõudsime ühte väikesesse ruumi. Poiss jäi seisma suletud ukse ees, millel oli silt doktor Rumen. No nii, pastor ja arst. Ta ilmselt ei tea sellest haavast midagi, sest kui ta oleks teadnud, siis ta ei oleks osanud seda ravida. Vaatasin uuesti poisil otsa. Kui kaua see tüdruk on selline olnud? Poiss kissitas silmi ja ma sain aru, et ta polnud minust aru saanud. Proovisin uuesti ja näitasin näpuga haavale. Kui kaua? Poiss kõhkles hetke ja pobises siis. 12?
Asetasin tüdruku kõhuli, otsisin endale kummikinded ja hakkasin haava õrnalt seebivee ja marliga tupsutama. Minu üllatuseks nutsatas tüdruk vaid paaril korral ja jäi siis vaikseks. Põletushaava puhastades segunes seebivesi mu pisaratega ja ma hakkasin laulma. Laulsin järjest valjemini ja valjemini, ise haavast vaklasid korjates. Mitmel korral tundsin, kuidas happe tõusis juba kurku ja ma kartsin, et võin kohe oksele hakata, kuid siis meenus mulle ukselt kõike jälgiv lastekari. Mõtlesin, et sulgen ukse, et neid eemal hoida, kuid ruumis polnud elektrit ja ma vajasin valgust. Tulin tagasi ja laulsin veelgi valjemini tema vaese põlenud reie üle. Just siis, kui olin haava puhastamisega lõpule jõudmas, astus sisse pastor Joe. Ta vaatas mind ja naeratas ülbelt. Osanuks ma kreooli keelt, oleksin talle mõne vihase sõnaga vastu vahtimist täianud. Aga et ma ei osanud, siis tegin, mis oli paremuselt järgmine. Ulatasin talle vere ja mädaga kaetud marli. Ta raputas järsult pead, keeldus seda kätte võtmast, viibas käega, et ma jätkaksin. Vaatasin väikese poisi poole, kergitasin kulme ja küsisin, doktor. Poiss vaatas vaid korraks pastor Joe'le otsa, keeras ringi ja jooksis minema. Ulatasin marli uuesti pastori poole, lootuses, et ta võtab selle seekord vastu. Ta raputas jälle pead. Tulised pisarad mööda põski alla voolamas ja hoolimata sellest, kas ta sai mu inglise keelest aru või mitte, tõstsin häält. Ma pole kunagi ühtegi arsti saadet vaadanud. Kui sina oled arst, siis sina tead, mida teha, nii et tee seda. Pöörasin ringi, võtsin niiske marli ja sirutasin selle tema suunas. Ta haaras mu kõrval oleva kinda karbi, tõmbas endale kindad kätte ja kahmas siis mu käest marli, et haava puhastamine lõpule viia. Jälgisin, kuidas pastor Joe haavale antibiootilist pulbrit raputas ja, olles olnud Haitil vaid mõne nädala, andsin endale tõotuse, et õpin selgeks haavaravi ja lõpetan kartmise. Hullemaks ei saa ju enam minna. Pastor või doktor Joe lõpetas tüdruku puhastamise, keeras ringi, hoides teda endast eemale, nagu oleks ta nakkushaige. Võtsin tüdruku tema käest vastu. Sama kiirelt, kui mees oli ilmunud, ta ka lahkus, pomisedes vihaselt midagi plaani kohta. Ulatasin tüdruku ühele vanemale lapsele, kes meid pealt vaatas ja istusin toolile. Kummardasin ette ning oleksin nii väga tahtnud end täiest kürist välja elada, karjuda ja nutta ja rusikaid taeva poole raputada. Kuid kuna mu ümber oli kümnete kaupa lastekodu lapsi, kes mind oma hirmunud silmil jälgisid, otsustasin oma emotsioonid siiski alla suruda. Kogusin end hetke ja väljudes sundisin end neile isegi kuidagi viisi naeratama ja lehvitama. See oli kõik, mida ma suutsin ühe päeva jooksul taluda, kuid ma teadsin, et tulen tagasi. 7. peatükk. Respaia, hingetõmme. Olen märganud, et igas suuremas Jumala töös on 3 etappi. Esiteks võimatu, seejärel raske, lõpuks tehtud, on öelnud Hudson Taylor. Näete, te saate oma asjad selle laua peale panna, ütles noor naine ja kõndis minema. Vaatasime emaga teineteisele otsa. Asjad, mis asjad? Vaatasin naaberlaudade poole, millel olid kunstipäraselt sätitud logodega laudlinad, pildimaterjalid ja visiitkaardid. Vaatasin meie lauale ja sellel polnud mitte midagi, kui mitte arvestada õhukest tolmukihti. Kõik on korras, Meeg, ütles ema oma rahustaval ja julgustaval häänetoonil. Olin Haitil elanud üle 2 kuu, kui pidin korraks tagasi Ameerikasse minema, et mõnede organisatsiooniliste asjatoimetustega ühele poole saada. Olin asutanud ametlikult mittetulundusühingu, mis võimaldas mul hakata oma töö jaoks raha koguma. Olin näinud tohutult vaeva, et leida ühingule nime ja jäin selle juures alatasa mõttesse, kui hea ja kerge oli mul Gressieris hingata, võrreldes Port-au-Prince'is aastatud betoonlinnaga. Jumal juhtis mu mõtted Hiobi raamatu kirja kohale, kus Hiob kuulutab. Jumala vaim on mind loonud ja kõige vägevama hingeõhk on andnud mulle elu. Hiob 33:4. Guugeldasin sõna hingeõhk kreoolkeeles ja vasteks tuli Respaia.
Teadmata täpselt, milline meie missioon saab olema, olin lühidalt kirjutanud. Respaye Haiti on loodud selleks, et aidata Haiti lapsi. Enne kui hakkasin Gracierist Louisianasse lendama, sain e-kirja härra Brett Pinsonilt, kes oli aidanud mul Our Lady of the Lake haiglasse tööle saada. Tööle, mille ma Haiti pärast maha panin. Alguses ma veidi kahtlesin talle vastamises, kartes, et ta küsib, miks ma nii healt töökohalt lahkusin. Pelgusele vaatamata otsustasin talle siiski vastu kirjutada. Mees vastas mulle lühidalt. Helista mulle, kui oled juba osariigis ja saame kokku. Louisianasse maandudes teadsin, et mul on aega kõigest 2 nädalat ja seepärast pean iga päev midagi produktiivset torta saatma. Kuna mul puudus selge ettekujutus, milles see produktiivsus peaks seisnema, võtsin kätte ja helistasin härra Pensonile ning me leppisimegi kohtumisaja kokku. Samal pärastlõunal liitus meiega sõbralik Louisiana pastor Dennis Nigeburg koos oma abikaasaga. Rääkisin neile oma loo ja pärast pooletunnist jutuajamist küsis pastor Dennis, kas oleksin nõus tema kogudusele 10-minutilise ettekande tegema. Nähes, kuidas ma koguduse ees rääkimise mõtte peale ärevile läksin, lisas ta ruttu, et peale minu esinevad veel 2 mittetulundusühingut, nii et see poleks midagi suurt. Jah, ma teeksin seda hea meelega, ütles mu suu, kuid aju mõtles, ei, mida ma neile küll tervelt 10 minutit räägiksin. Järgmisel pühapäeval ilmusingi tema kirikusse, kaasas ainult mälupulk, millel mõned üksikud telefoniga tehtud Haiti fotod. Nähes, millise varustusega teised organisatsioonid kohale saabusid, tundsin, et ma pole üldse ette valmistatud. Ülistuse lõppudes kutsus pastor Dennis ette esimese organisatsiooni ja ma jälgisin närviliselt, kuidas nende esindaja lavale tõusis ja tutvustas oma uskumatut projekti, mis tegeleb vähekindlustatud laste abistamisega Baton Rouge'is, Louisianas. Mu süda hakkas nii kõvasti taguma, et kuulsin selle lööke oma kõrvus. Ülejäänu oli minu jaoks nagu taustamüra, kuni hetkeni, mil pastor Dennis ütles, ja meie järgmine esineja on... Ohkasin kergendanult, kui ta ei öelnudki minu nime, kuid oleksin siiski tahtnud sealt ruumist välja joosta. Vaatasin hästi kokku monteeritud videot teise grupi missioonist ja enne kui arugi sain, hakkasid nad juba esitlust lõpetama. Järele jäin ainult mina. Mu süda tagus jälle nagu pöörane ja mu peopesad higistasid. Mõtted hüplesid ringi kõigel, mis öelda tahtsin. Siis hõikaski ta minu nime. Palun tervitada Megan Podrod organisatsioonist Respaye Haiti. Tõusin tuimalt püsti ja hakkasin kõhklevalt mööda vahekäiku sammuma. Pastor Dennis, keda olin tundnud kõigest viimased 3 päeva, rääkis mõne sõnaga minu tegemistest Gracieris. Kui ette jõudsin, neelatasin korraks sügavasti ega olnud eriti kindel, kas mu suust sõnakestki välja tuleb. Pastor Dennis ulatas mulle mikrofoni ja ma ütlesin väriseval häärel. Tere, minu nimi on Megan. Kuid tundus, et keegi ei kuulagi mind. Selle asemel olid nende silmad suunatud minu selja taha ja ma keerasin ringi, et näha, mida nad kõik vaatavad. Oleksin peaaegu mikrofoni maha pillanud, kui nägin oma selja taga ekraanil 2-meetrist fotot Michaelist. Foto oli tehtud mäe otsas, kus tal oli seljas oma räbaldunud kollane maikasärk, mis oli talle kleidi eest, üks õlapael üle õla alla rippumas. Keerasin end tagasi rahva poole. Vaatasin kõigi ilmeid ja hingasin välja. Kui ma nüüd suu avasin, voolasid sõnad mu seest lendleva kergusega. Jagasin Michaeli lugu, tema võitlust toidu, turvalise magamiskoha, hariduse ja armastuse pärast. Selgitasin, mis on restavek ja seda, et isegi 7-aastase lapsena ei olnud Michael vaba. Nägin, et kui ma mainisin lapsorjust, vajus rahval suu lahti. Siis klikkisin edasi järgmisele fotole, mis näitas, kuidas 100 lapsed said meie laupäevase toitmisprogrammi kaudu süüa. Vaatasin uuesti publiku poole ja nägin, kuidas šokk ja viha asendusid empaatia ja lootusega. Siis rääkisin sellest imelisest paigast nimega Bellevue mägi ja sellega mu esitlus ka lõppes. Kõik aplodeerisid ja ma naeratasin, ise samal ajal tundes, kuidas higistamine ja kiired südamelöögid tagasi tulid. Pilk maas ruttasin joonelt oma kohale ema kõrval. Istusin ja toetasin end ema õlanajale, soovides, et oleksin saanud end inimeste pilkude eest ära peita. Ema võttis mul käest ja sosistas. Tubli olid. Kui teenistus läbi sai, juhtis pastor Dennis rahva tähelepanu infolaudadele.
Need head inimesed seisavad oma laudade juures ja soovi korral vastavad kõigile teie küsimustele, ütles ta. Mõtlesin meie tühjale lauale, vaatasin emale otsa ja selle peale puhkesime peaaegu naerma, kergitades mõlemad kulme ja pööritades isegi pisut silmi. Tõusime püsti ja kõndisime tagasi fuajeesse oma laua juurde. Tundsin end ebamugavalt, kuid inimesed hakkasid otsekohe meie juurde tulema. Kui esimene meesterahvas meie juurde astus, ulatas ta mulle tšeki. Ma ei saanud algul arugi, mida ta minult ootas. Raha? Ütlesin seda peaaegu valjusti. Sa tahad meile raha anda? Me oleme heategevusühing, kuid meil pole oma pangakontotki. Tänasin meest ja võtsin tšeki vastu, summat vaatamata. Andsin sedeli emale. Siis juhtus see taas ja taas. Inimesed tulid tšekkidega, sularahaga, küsimuste ja eestpalvetega. Ema hakkas annetusi lauanurgale hunnikusse koguma. Tundsin väga tugevat püha vaimu kohalolu ja vaatasin iga natukese aja tagant ema poole, kes oli olnud nii kõhklev nagu iga ema, kelle 24-aastane tütar tahab üksipäini võõrasse riiki kolida. Kordasime sama kavaga teisel jumalateenistusel ja meie laua juurde voolas veelgi enam tšekke, sularaha ja inimesi, kes tulid meid julgustama ja meie käest rohkemat uurima. Kui kõik läbi sai, tuli härra Pinson meie juurde ning suure naeratuse ja ilma igasuguse kõhkluseta küsis. Palju te kokku saite? Vaatasin talle otsa ise segaduses. Olime emaga rahva küsimustest ja nende toetavatest sõnadest nii haaratud, et me polnud selle pealegi tulnud, et raha üle lugeda. Läksime lauanurga juurde ja hakkasime Respa ja Haitile kirjutatud tšekke kokku liitma. $500, $150, $250, $50, $1000. Lõppu ei paistnud. Emal hakkasid pisarad jooksma ja härra Pinson oli meie pärast nii rõõmus ja elevil. Saime lugemisega ühele poole ja kirjutasime paberitükile $39 525. Mul polnud sõnu, vaatasin emale otsa. Tal olid silmad kinni pigistatud, otse kui öeldes. Ma saan aru, issand, ma mõistan. Päeva lõpuks tuli meile veel üks $10,000 annetus, mis tõstis meie kogu summa peaaegu $50,000. Sel ööl hoidis ema kogu seda sularaha ja tšekke oma voodi jalutsis. Järgmisel päeval avasime pangakonto, suutmata ikka veel uskuda, kuidas küll jumalal see kõik õnnestunud oli. See ületas kõrge kaarega selle, mida pastor Dennis või härra Pinson oli toodanud. Kui me raha arvele panime, vaatasin emale otsa ja ütlesin. Tundub, et ma ei peagi enam laste toitu ja õppemakse oma säästudest tasuma. Kogu see kogemus oli sürrealistlik. Kui mu 2 nädalat Ameerikas lõpule jõudsid ja ma olin teel tagasi Haitile, mõtlesin, kuidas ma Louisianasse tulles pead vaevasin, kust ja kuidas küll toetusi leida. Sel hetkel polnud mul aimugi, et see oli alles kogu selle töö algus, mida püha vaim minu kaudu Bellevue mäel tegema hakkab. Õppisin, kuidas sulgeda silmad, avada käed ja lasta temal end juhtida. Louisianas olles oli mul olnud keeruline oma mõtetega kohal viibida. Mõtlesin alatasa ühele väikesele lastegrupile Gressieris, kes õppis lagunenud kirikus, kasutades veelgi kehvemas seisus kriiditahvlit. Neil polnud pinke ega õpikuid. Olid vaid mõned üksikud õpetajad, kes pingutasid elu eest, et end lastele kuuldavaks teha, sest kõigest mõne meetri kaugusel asus tiheda liiklusega maantee. Õpilastel puudus tunniplaan ja näis, et nad tulid ja läksid nagu tahtsid. Lisaks polnud neil koolivorme. Tunnusmärk, mis oleks öelnud, et tegemist on seadusliku kooliga. Olin viinud sinna kirikukooli järjest rohkem lapsi ja hakkasin aru saama, et selleks, et olla päris kool, oli meil vaja rohkem õpetajaid, rohkem õppevahendeid ja rohkem ruumi. Mu süda oli pilgeni täis seda, mida Jumal oli teinud ja ma olin põnevil eesootavast tööst. Tagasi Haitile jõudes ärkasin hommikul vara naabruskonna kukkede kiremise peale. Hääl, mida ma Ameerikas olles taga ei igatsenud. Viskasin endale näkku pisut jääkülma vett, mis oli eelmisel õhtul duši all käimisest veel ämbrisse jäänud ja välja minnes krabasin endaga kaasa ühe müslipatoonikese. Ületasin tolmuse tee ja suundusin tuttavale teerajale, mis viis üles Bellevue mäele. Päikese kuumus paitas mu kaela. Olin unustanud endale päikesekreemi peale panna. Naeratasin endamisi ja kiirendasin mäest üles ronides sammu. Olin elevil, et näha kõiki ja kõike, millest olin vahepeal puudust tundnud.
Tamarindipuu juures oli alati nii palju liikumist. Tavaliselt nägin ma seal lehmi, hobuseid ja kitsi koos armsate Haiti inimestega. Naeratavaid lapsi, loomulikult Miikat, kuigi hommikuti oli ta tavaliselt ämbriga veejärjekorras või korraldas telgi juures muid majapidamistöid. Kuid sellel hommikul, kui ma mäeotsa jõudsin, polnud seal mitte kedagi. Kõndisin puu poole, kui kuulsin piiksatavat häält mind hüüdmas. Keerasin ringi ja seal ta oligi oma suure hambutu naeratusega. Miika, naeratasin talle vastu ja embasin teda, kui ta mu käte vahele jooksis. Miika avas oma suu ja ma juba teadsin, mis sealt tuleb. Tohutult kiire Haiti kreoolkeel, mis ajas mind rohkem segadusse kui miski muu. Selle asemel aga kuulsin teda selgesti ütlemas. Ma tundsin sinust puudust. Kuhu sa küll läksid? Mida? Tegin suured silmad ja kallutasin pead. Proovides mõista, kas olin teda õigesti kuulnud või olin ma seda endale ette kujutanud. Tüdruku suust tuli. Vende sonje ou, kote oute ale. Ometi olin ma tema sõnadest aru saanud. Kuna ma ei vastanud, arvas ta ilmselt, et ma ei kuulnud ning ütles samad sõnad väljamini. Ma tundsin sinust puudust. Kuhu sa küll läksid? Tüdruku armast häält kuuldates hakkas mul kõhus väga imelik. Miika rääkis Haiti kreoolkeelt. See oli ainus keel, mida ta üldse oskas. Mina aga olin temast aru saanud, nagu oleks ta kõnelenud inglise keeles. Avasin suu ja vastasin talle. Kuuldes oma sõnu, läksid mu silmad imestusest suureks ja pisarad hakkasid mööda põski alla veerema. Miikal läks suu kõrvuni, kui ta kuulis, kuidas ma talle kreoolkeeles ütlesin, et olin temast samuti puudust tundnud. Ta kallistas mind uuesti ja meie kallistuse ajal tundsin, kuidas sügaval mu vaimus käis otse kui elevuse ja energia plahvatus. Kõik meeleheide, pettumus ja pelglikkus, mis mind esimestel kuudel olid kimbutanud, kadusid ühe hetkega. Selles energiapuhangus keerasin ringi ja lippasin rada mööda edasi. Ma polnud päris kindel, mis toimus või kuhu ma läksin. Nägin eespool pastorit ja ta abikaasad, kes istusid oma kiriku ees verandal, katkistel toolidel. Nad naeratasid ja lehvitasid, et mind koju jõudmise puhul tervitada. Olin kohtunud pastori ja tema abikaasaga mõned nädalad varem Gressieris ja käisin aeg-ajalt nende juures jumalateenistustel. Lähemale jõudes kõnetasin neid kreoolkeeles. Mõlemad tõusid naeratades püsti, kuid olid veidi segaduses. Pastor tegi nalja ja küsis, kas sa käisid vahepeal kodus ja õppisid 2 nädalat meie keelt? Mees nägi mu vapustust ja üllatust, kui ma tema sõnadest aru sain ja talle vastuseks pead raputasin. Pastor ja ta abikaasa vaatasid minu poole, vaatasid siis teineteisele otsa ning ilma ühegi kahtluskübemeta kargasid mõlemad oma toolilt püsti ja hakkasid edasi-tagasi kõndima ise kätega taeva poole vehkides ja jumalat ülistades. Glava pau pondeja, hüüdsid nad ikka ja jälle, aitäh sulle, Jeesus! Mu mõistus ei suutnud toimuvat haarata. Avasin uuesti suu ja sealt voolas välja kõige ladusam kreoolkeel. Pärast mitut kuud, kus olin olnud hädas isegi lastelt nimede küsimise ja üldse ääretult tark kõnelema olnud, juhtus säärane asi. Helistasin Bernardile ja palusin tal kiiresti Gressieri tulla. Kui ta kohale jõudis, seletasin talle, mis oli juhtunud ja ta nägu venis laiale naerule. Kuna see uus hand oli mind pisut ärevile ajanud, mõjus Bernardi naeratus mulle nii lohutavalt. Ma ei peagi enam sulle tõlkima, naeris ta. Naersin koos temaga, sest mulle hakkas pärale jõudma, mida Jumal oli teinud. Olin palvetanud oskuse eest rääkida, lugeda ja kirjutada Haiti kreoolkeeles, peaaegu sinna saabumisest alates. Üritada Gressieris kõigega üksi hakkama saada oli niigi frustreeriv ja ma ei saanud rääkida lastega, kelle juurde Jumal mind saatnud oli. Ja see tegi asja veelgi raskemaks. Sa peaksid kreoolkeelt rääkima, oli soovitus, mida olin tihti kuulnud. Kas sa pole mitte Louisianast pärit? Kas seal ei räägita prantsuse keelt? Sa peaksid seda oskama, see peaks sinu jaoks kerge olema. Kuid ma ei osanud. Kahetsesin iga päev, et ma polnud keskkooli prantsuse keele tundides tähelepanelikum olnud. Veel rohkem kahetsesin, et olin ülikoolis valinud võõrkeeleks hispaania keele, millest polnud peaaegu üldse abi. Kõik, kes sünnivad Haitil, kõnelevad emakeelena Haiti kreoolkeelt. Tegemist on 12. sajandi prantsuse keele ja Portugali, Hispaania, Taino, Haiti pärisrahvakeele ning Lääne-Aafrika keelte seguga. Haiti kreoolkeelel on oma õige kiri, hääldus ja aktsent.
Kõrgklassi rikkad, kes moodustavad rahvastikust vaid väga väikese protsendi, kõnelevad ka prantsuse keelt. Äri ja seadustega seotud asjatoimetused korraldatakse tavapäraselt prantsuse keeles. Enamus haitilasi aga ei käi selleks piisavalt kaua koolis, et prantsuse keelt ladusalt kõnelema õppida, lugemisest või kirjutamisest rääkimata. Kreoolkeele oskus pidi mul nüüd aitama Gressieri inimestega suhelda. Kui mu südame tuksed ja hingamine viimaks rahunema hakkasid, tundsin endal isanda lohutavat kätt. Tema juhatas seda kõike. Tema hoidis kõike kontrolli all ja tema valmistas ka tee. Pöörasin end näoga kiriku poole. See ühest ainsast ruumist koosnev hoone hakkas täituma õpilastega. 60 higist, aljuhäälset ja lärmavat last. Meil oli rohkem ruumi vaja. Respaie Haitit asutades teadsin, et tahan töötada lastega, kuid mul polnud ausalt öeldes aimugi, millises vormis see aset leidma hakkab. Olles olnud Gressieris kõigest natuke üle 2 kuu, näitas Jumal nüüd väga selgelt, et ta tahtis, et Respaie Haiti keskenduks haridusele. Mida enam ta mulle Gressieris olevaid murekohti avas, seda enam selgines ka visioon, mis pidi hõlmama mitte ainult laste õpetamist ja julgustamist, vaid kõige tähtsam oli võidelda restavekkide vabaduse eest. Hirm tuleviku ees vaevas mind endiselt ja kuigi mul polnud aimugi, kuidas osta maad või ehitada kooli, otsustasin riskida ja kasutada annetustest kogunenud raha, et ehitada pastor Charlesi kiriku taha väike kahetoaline koolimaja, kus veelgi rohkem lapsi saaks haridust omandada. Kes teab, kui palju lapsi mul õnnestub kooli registreerida, kuna ma saan nüüd ise neid nende endi keeles küsitleda. 8. peatükk. Roosa särgiga poiss. Gabriel tuleb heebrea nimest Gavriel, mis tähendab tugev Jumala mees. Ta on heebrea traditsioonis 1 7 peainglist. Kuigi minu ja pastor Joe vaheline intsident väikese tüdruku kohutava põletushaava ümber oli olnud ebameeldiv, igatsesin südames ikkagi Jumala poja lastekodu laste järele. Lastekodu oli 45 minuti täppi sõidu kaugusel ja ma külastasin neid nii tihti kui sain. Mulle hakkasid nimed ja näod meelde jääma. Veel hakkasin aru saama, et sellised juhtumid nagu väikese tüdruku põletikuline haav olid lastekodus pigem normiks kui erandiks. Kuigi ma mitte kunagi ei toonud neile kingitusi või raha, nagu minult oodati, lubasid direktor ja ta abikaasa mul siiski seal edasi käia. Pärast mitut eraviisilist külaskäiku olin üllatunud, kui ühel päeval astusin Gressieri täppilt maha ja silmasin lastekodu värava ette pargitud suuremat sorti täppi. Värav oli paukil, nii et astusin sisse ja kuulsin hääli, mis mind jahmatasid ja äratasid samas ka uudishimu. Inglise keel. Kuulsin mitmeid hääli inglise keeles kõnelemas. Hiilisin kikivarvul mööda koridori ja nägin valget nahavärvi. Tagumine sisehoov oli täis ameeriklasi. Kuigi üritasin siseneda märkamatult, nägi keegi mind üleval trepil ja hüüdis. Tere ka sulle seal. Tere, vastasin talle. Rohkem kui tosin valget jätsid korraks oma tegevuse ja vaatasid minu poole. Siis aga sama ruttu, kui nad vakatasid, pöördusid kõik oma laulmise, seebimullide puhumise ja mängude juurde tagasi. Mul oli tunne, nagu oleksin sisenenud mingisse ulmelisse psühhotrillerisse. Kõndisin lähima valge inimese juurde, kes istus treppidel ja küsisin, kust kandist te tulete? Naine vastas, et nad on ühest Ameerika kirikust ja nad on juba 2 aastat selle lastekoduga koostööd teinud. Jalutasin edasi sisseõue, tundes hea meelt, et lapsed said taga igatsetut tähelepanu. Enne kui ameeriklaste grupp päevaprogrammi otsad kokku tõmbas, sain nende andmed, et ühendust hoida. Lõpuks ometi polnud ma enam üksi. Kuid, nagu selgus, polnud ma kunagi üksi olnudki. Veebruari ja märtsikuu jooksul käis lastekodu külastamas veel mitmeid gruppe eri osariikidest. Tegemist oli järjepideva mustriga, millest olin esimeste külaskäikude ajal täielikus teadmatuses olnud ja seetõttu jäigi mulle mulje, et olen ainuke mitte haitilasest külastaja. Sellest ajast peale küsisin igalt grupilt kontaktandmeid, et neid lastekodu tegemistega kursis hoida. Kõik näisid alati olevat huvitatud ja nad nõustusid jätma oma kontaktandmed selle imeliku üksildase valge tüdruku kätte, kes juhuslikult lastekodusse ilmus.
Hakkasin suhtlema ka lastekodu kõrval elavate naabritega, nii et iga kord, kui järjekordne grupp välismaalasi lastekodu väravasse saabus, nad helistasid ja andsid mulle märku. Siis aga, vähem kui nädala pärast, viis jumalik juhtimine mind kokku ühe toreda naisega Coloradost, kes pidi eeloleva külastuse ajal juhtima meedikute rühma. Oma eelkirjas ta selgitas, et arstid ja medõed tulevad lastekodu lastele tervisekontrolli tegema. Nende külastuspäeval hüppasin tapp-tapile ja sõitsin lastekodu juurde, et nende tiimile appi minna, kuid sinna jõudes adusin kohe midagi kummalist ja mu sisemine antenn hakkas tööle. 10 kaupa lapsi, keda nad kontrollisid, polnud ma kordagi sealses lastekodus näinud. Ütlesin selle kohe valjuhäälselt välja, kuid üks külastustiimi liikmeist nähvas mulle kiirelt ja resoluutselt. Ei, kõik need lapsed elavad siin. Selle peale panin oma suu kinni ja töötasin edasi, nähes, kuidas ajutisest kliinikust käis läbi aina enam selliseid lapsi, keda ma ei tundnud. Mõne tunni pärast otsustasin teha puhkepausi. Tiimi toetaja liikmed olid lähedusse üles pannud ootealo, kus nad mängisid lastega ja otsisid neile tegevust, kuni järjekord nende lasteni jõudis. Seadsin end trepile aabitsakuhja kõrvale istuma ja vajusin sügavalt mõttesse, püüdes aru saada, mis segadusega siin tegemist oli. Tere! Üks lokkis juustega naine külastustiimist pöördus minu poole ja naeratas. Naeratasin vastu. Mina olen Rita. Mis sinu nimi on? Ta külvas mu igasugu küsimustega üle. Kes sa oled? Kust sa pärit oled? Kus kohas sa peatud? Minu vastuseid kuulates panin tähele, kuidas ta huvi tõusis. Lõpuks vaatas ta mulle otse silma ja ütles, tead mis, mul on kuidagi väga kahtlane tunne siin olles. Mu süda oleks ääre pealt seisma jäänud ja kurgus hakkas pitsitama. Naine kummardus ettepoole ja küsis vaikselt, kas sa tunned sama? Olin võimetu rääkima, nii et ainult noogutasin talle aeglaselt vastuseks. Naine vaatas eemale, justkui sügavas mõttes ning ütles siis, ma lihtsalt ei saa veel aru, milles see tuleb. Mina ka mitte, pomisesin, naise öeldud sõnades šokis, kuna need peegeldasid täpselt mu enda sisetunnet. Vaatasin lokkis juustega naisest mööda arstide poole ja nägin, kuidas üks pisike poiss end parasjagu läbivaatustoolile upitas. Poisi huuled olid omapäraselt mossis, millest tundsin ära lapse, keda arstid olid hommikul juba kontrollinud. Ma arvan, et te olete seda väikest poissi juba kontrollinud, ütlesin. Tundus, nagu poleks keegi mind kuulnudki. Kuulsin vaid kellegi ükskõikset ühmatust, et kas tõesti, kuid see oli ka kõik. See polnud küll midagi erilist, kuid projekti efektiivsuse mõttes olin arvanud, et nad peaksid seda teadma. Olin juba käega löömas, kui otsustasin, et proovin uuesti. Kõndisin nende telgi juurde, võtsin väikese prundi suultega poisi sülle ning viisin ta lokkis juustega naise juurde. Vabandust, ütlesin. Naine pööras pilgu üles. Rita, ma arvan, tegelikult olen üpris kindel, et me oleme juba seda väikest poissi kontrollinud. Rita kuulas mu ära. Me läksime ja rääkisime lühidalt ühe tiimi liikmega, mis järel selgus, et lastekodu direktor saatiski samad lapsed uuele ringile, ainult et teise nime all, et jääks mulje, nagu oleks lastekodus rohkem lapsi, kui seal tegelikult oli. Saatsime väikese poisi mängima, ma hingasin sügavalt välja ja läksin tagasi tööle. Ülejäänud pärastlõuna oli suhteliselt rutiinne, kuid ma ei suutnud ikka veel taibata, mis see oli, mis mu vaimust hoiatavat häirekella andis. Sellele vaatamata tundsin, et Ritaga tutvumises oli uskumatu võiduhetk, sest tema hoolimine oli ehtne ja ta uskus mind. Kui tiim end minekule sättis, küsisin nagu tavaliselt ka nende käest kontaktandmeid. Tahtsin nendega ühendust hoida. Rita tuli enne lastekodust lahkumist spetsiaalselt minu juurde ja andis mulle oma isikliku e-posti aadressi ning palus, et hoiaksin teda laste olukorraga kursis. Mõni nädal hiljem, kui lastekodu külastas juba järgmine grupp, otsustati lapsed viia Gressieri, et nad saaksid terve päev Bellevue mäel ringi joosta. Linna, kus Jumalapoja lastekodu asub, tuntakse kui betoondžunglit. Armsad lapsed, kes elasid lastekodus, ei saanud kunagi joosta haljal rohul ja enamik neist polnud näinud isegi Kariibi mere ilu, mis tegelikult asus neile nii lähedal. Tiim laadis lapsed juba täpp-täppi, kui kogesin südamest tuttavat märguannet ja otsustasin veel kord lastekodu toad üle vaadata, et olla kindel, et keegi maha ei jäänud. Kui ma bussi pealt maha astusin, hüüdsid mulle paari nimest. Me juba vaatasime, kõik lapsed on siin. Käin kähku ära, ütlesin.
Jooksin tagasi majja, kontrollisin kiirustades kõik toad üle. Pead 3. tuppa pistes kangestusin. Roostes voodiraami all lebas üks roosas T-särgis ja ilma mähkmeteta tüdruk, kellel oli silm nähtavalt halb olla. Tõstsin ta sülla ja sain aru, et olin eksinud. Polnudki tüdruk, vaid hoopis poiss. Kui ma palavikus lapsega tagasi bussi peale ruttasin, kuulsin paari ahetust. Aga ma ju kontrollisin iga tuba. Mina ka. Kust ta küll selle poisi leidis? Istusin oma kohale ja keegi ulatas mulle poisi jaoks mähkmed. Sõitsime Gressieri. Enamik lastest oli väljasõidust põnevil, aga Gabriel, väike sooja kehaga poiss mu käte vahel, lihtsalt lebas, kratsis end ja köhis. Bellevue mäe kohal oli sinine taevas täis valgeid puhvist pilvetupsusid. Lapsed jooksid ringi, mängisid, kisasid ja naersid. Kui neil hakkas liiga palav ja nad väsisid, istusid nad puuvarju puhkama, kuid peagi jooksid nad juba edasi. Külastustiim mängis lastega mänge, laulis laule või veetis niisama aega, aga Gabriel lebas mu kätel, mis olid nüüdseks üleni tema higiga kaetud. Kui me päeva lõpus tagasi lastekodusse saabusime, meenus mulle juhtum väikese tüdruku põletushaavaga ja ma ei tahtnud Gabrieli tema seisundis sinna tagasi saata. Küsisin pastor Joe käest luba, et võtta Gabriel mõneks päevaks enda juurde Gressieri. Pastor Joe kehitas nagu tavaliselt ainult õlgu ja noogutas, ise mõmisedes. Jah, ikka võib. Mehe hoolimatus ja ükskõiksus olid mulle aja jooksul üha selgemaks saanud. Alles hiljem mõistsin, kui lubamatu see tegelikult oli olnud, et ma ühe lastekodu lapse ilma igasuguse dokumentatsiooni või ametliku loata lihtsalt kaasa võisin viia. Öö veetsin Port-au-Prince'i ühes külaliste majas ja samal õhtul saabus justkui jumala kingitusena sinna üks Ameerika arst, kes tuli ja kontrollis mu palve peale Gabrieli tervist. Alustuseks bronhiit, sügelised ja seeninfektsioon, teatas ta. See 2-aastane peab rasket võitlust. Siin on veidi rohtu. Anna seda talle 7 päeva. Haiti lapsed põevad igasugu haigusi. Paljudest pole me kuulnudki. Üks neist on sügelised, mis on väga nakkav nahainfektsioon, mida põhjustavad tillukesed parasiidid. Neist on väga keeruline lahti saada ja see tekitab intensiivset sügelust, mis on eriti talumatu just öösiti. Bronhiit on Ameerikas tavaliselt kergesti ravitav, kuid Haitil on see suureks mureks, sest siin võivad hingamisteede haigused olla surmavad, eriti kui inimesel on sellele lisaks veel teisi välja ravimata infektsioone ja kroonilisi terviseprobleeme. Need on osaliselt põhjuseks, miks Haitil on lääne poolkera kõrgeim imikute ja laste suremus. Peamisteks surmapõhjusteks on kõhulahtisus, hingamisteede infektsioonid ja tuberkuloos. Oli selge, et Gabriel oli väga haige ja kuna mul tekkis mure, et lastekodus võidakse unustada talle järjepidevalt rohtu anda, siis helistasin pastor Joe'le ning andsin talle teada Gabrieli diagnoosi. Selgitasin talle ravi ja uurisin, kas võin poissi kõik 7 päeva enda juures hoida ja teda ravida. Jah, ikka võib, ütles pastor Joe. Nägin vaimusilmas ta õlakehitust. Võib-olla aitab Gabrieli eraviisiline ravimine saada tal nende 7 päevaga piisavalt tugevaks, nii et ta suudab oma infektsioonidega võidelda. Mõeldes Gabrieli seisundile ja oma halvale eelaimdusele lastekodu suhtes, mida oli nüüdseks kinnitanud ka Rita, võtsin kätte ja kontakteerusin äsja visiidil olnud meditsiinitiimiga ja palusin neil saata endale laste tervisekaardid. Nad nõustusid ja ma hakkasin iga lastekodus oleva lapse kohta infot koguma. Selleks ajaks olin leidnud vähemalt 12 organisatsiooni, kes regulaarselt lastekodu rohtude ja toitudega toetasid, kuid mul polnud ühtegi tõestust selle kohta, et see abi ka päriselt kunagi lasteni oleks jõudnud. Olin infot kogunud kõigest mõne kuu ja märkasin, et enamik neist organisatsioonidest ei olnud üksteise olemasolust teadlikudki. Saatsin kõigile organisatsiooni juhtidele e-kirja, kus palusin neid osaleda ühises konverentskõnes, et saaksin oma tähelepanekuist rääkida kõigile korraga. Paari hea tuttava abiga, kes aitasid mul asju koordineerida, tulidki kõik kutsutud 4 erinevast ajavööndist samaaegselt liinile. Mõistsin, et need head inimesed, kes tahtsid Haiti lapsi aidata, ei pruugi tingimata uskuda ühte noort tüdrukut, keda nad olid vaid korra või isegi polnud mitte ühtegi korda näinud. Eriti kui see tüdruk teatab, et kõik nende jumala poja lastekodu lastele saadetud abi kanditakse kuhugi mujale.
Palvetasin enne ühist kõnet ja palusin Jumalat, et ta ilmutaks igale inimesele olukorra kohta tõde ja mis roll neil selles kõiges oli, nii heas kui halvas. Alustasin kõnet, tutvustades kõigepealt osalejaid ja seepärast tõin neile paar näidet sellest, mida olin lastekodus täheldanud. Näiteks olid 2 organisatsiooni annetanud toitu peaaegu üheaegselt, kuid lapsed olid samal nädalal täiesti söömata. Kõik liinil olevad inimesed vaikisid. Võisin peaaegu kuulda, kuidas igaühe peas hakkasid häirekellad lööma. Mu süda tõmbus valust kokku, kui kuulsin, et mitmed organisatsioonid olid lastekoduga koostööd teinud juba üle 2 aasta, ammu enne minu sinna ilmumist. Eriti murdis mu südame see, et üks grupp oli alaliselt innustanud ka teisi kirikuid Jumalapoja lastekodu abistama. Nende kogenematu juhatus vahetus pidevalt ja tundus, et neid juhtis pigem isekas ambitsioon kui vastutustunne, mistõttu puudus neil ka igasugune huvi aruandluse vastu. Mida enam ma seda nägin, seda enam ma mõistsin, et osa Haiti lastekodudes toimuvast korruptsioonist on täiesti otseselt Ameerika kirikute ja organisatsioonide vili. Nad tahtsid küll head, aga tegelikult hoidsid korruptsiooni ja kuritarvitamist, kuna annetati ilma igasuguse hilisema aruandluse või järelkontrollita. Mõnikord tuuritavad need organisatsioonid mööda lastekodusid, mis on kahjuks loodudki spetsiaalselt selleks, et näidata ameeriklastele, kui vaesed ja viletsad nende lapsed on. Mõned lastekodud, nagu näiteks ka Jumalapoja lastekodu, hoiavad oma lapsi meelega näljas ja räpalais, et ligi meelitada veelgi rohkem annetusi. Vestluse lõpuks tundsin õhus pinget ja ärevust. Mõned tiimijuhid olid veidi tulisemad ja rohkem häiritud kui teised, kuid nad polnud kindlad, mida edasi teha. Minulgi polnud neile selgeid vastuseid või ettepanekuid. Teadsin vaid, et olin seal selleks, et jälgida ja juhtida tähelepanu sellele, mis lastekodus tegelikult toimus. Infot lastekodule tehtud annetustest koos laste halbade tervist kajastavate meditsiiniliste kaartidega kogunes mu kaustadesse aina enam. Minu silme eest hakkasid läbi jooksma erinevate laste näod, keda ameeriklased olid oma sõnul näinud või sponsoreerinud. Kui nad mainisid kedagi, kellest ma polnud kunagi kuulnudki, mõistsin äkki, et Jumalapoja lastekodus oli olnud lapsi, keda seal enam polnud. Kõne lõppedes hakkasin võrdlema praeguseid ja vanemaid laste nimekirju ning avastasin, et Jumalapoja lastekodust läksid lapsed kaduma ja seda päris järjepidevalt. Kuhu nad küll kaovad? Mis nendega juhtus? Teadsin, et ma ei saa enne rahu, kui olen neile küsimustele vastused saanud ja paljastanud, mis seal lastekodus ja pastor Joe telgitagustes tegelikult toimub.